võtasid viimases sõnasabas kinni, siis ma võib-olla naljaga pooleks ütleks, et kõikidele Eesti juristidele, et ärge jumala eest kunagi sellist lollust tehke, et hakkate mingi seaduse kommentaare kirjutama, sest et see oli ikka üks väga väsitav ja aeganõudev ja selline tõesti vaimu närimist tegev protsess. Aga kui natuke tõsisemalt võtta, siis on see peamiselt koordinatsiooni probleem või on see lihtsalt materjali mahus? Jah, mõlemad on väga õiged märkused, et esiteks materjali maht on tohutu. Muidugi oleneb seadusest, et kui mingid väikest seadusest kommenteerida, siis ilmselt see nii suur väljakutse ei ole, aga riigihangete seaduse kohta on väga palju kirjutatud, väliskirjanduses on väga palju kohtulahendeid, kõigest nendest läbi närida on keeruline ja kuna see hetkeseis on meil ka selline, et me võtsime kommenteerida seaduse, mis on võrdlemisi uus, see tähendab, et juba kommenteerimise ajal tuli pea iga päev tuli mõni kohtulahend, mõni vaidlustuskomisjoni otsus, mis on teed rajav ja mida tuli siis kommentaarides ka kajastada, siis kogu aeg niimoodi nagu sellises jenkataktis, et üks samm edasi ja 2 sammu tagasi oma kommentaaridega, et kogu aeg tuli. Kuskil peab ju piiri tõmbama, et kus see... No vot, juhtuski niimoodi, et lihtsalt üks hetk tuli kuri tädi või onu kirjastusest, ütles, et nüüd on kommentaari vaja ja siis tuli see piir vahele tõmmata. Tänagi on juba tegelikult mõningaid asju, mida tahaks juba juurde kirjutada, aga tuleb siis jääda lihtsalt teist köidet ootama.